See siin on Joaoru väljak Narvas. Siin ei mängi mitte keegi palli. Joaoru nimi tuleneb ajast, kui Narvas ei olnud Kreenholmi tehast, kui siin oli joad, jugade kaskaad ja inimesed käisid vaatamas seda kaskaadi turistidena. Ja siis tuli Ursula von der Leyeni vanaisa ja ehitas Kreenholmi tehase. Veel mõnda aega tagasi ei olnud siin promenaadi, aga siis ehitati promenaadi pikendus ja siin on hakanud nüüd inimesed käima. Ja see väljak ei olegi enam nagu nii hüljatud, aga palli siiski nendel kellelgi kaasas ei ole ja keegi peale minu siin seda jalgpalli ei mängi. Kui Narva Transil on koduväljak Kreenholmis ja siis nad enamus ajast mängivad hoopis Faama väljakul, siis sellel väljakul ei ole kodumeeskonda. Äkki oled nüüd sina see, kes tuled ja asutad siia meeskonna ja hakkad siin trenni tegema. Muide, need väravad ei ole siin kohakuti. Kui sa tahad vastas väravaste palli lüüa, siis sa pead minema väikse ringi tegema ümber põõsaste. See siin on Voka staadion. Ida-Virus on alati olnud vanakooli spordimehed, kes on pööraselt sporti teinud, on terved spordidünastiad nagu talustete, maadlusdünastia ja lippude mitmevõistluse dünastia ja nii edasi. Ja kekaõpsid on alati legendid. Üks eriti kõva legend siin Ida-Virumaal, kelle nime ma olen ära unustanud. Tema nimi kõlas umbes nagu Endel Kõlvak. Ütleme, et see Voka staadion on Endel Kõlvaku nime, kollektiivse Endel Kõlvaku nimeline. Nagu ikka, eks ole, kekaõpsid on legendid, nad ajavad lapsed sporti tegema. See kollektiivne Endel Kõlvak ajas terve Ida-Viru lapsed siia Voka staadioni peale ringi ratast jooksma. Ja selle eest tuleb muidugi talle respekt anda. Vokas elas kunagi paarsada aastat tagasi Elizabeth Chudley, paruness või siis nii-öelda paruness, mitmemehe pidaja Inglismaalt, kes oli küll uusaja naine, aga kelles oli väga palju renessanssi. Et kui ta oma selle viimase paruni või ühe oma meeste varanduse oli hakkama pannud ja jooksu pistnud sellega Inglismaal, tal oli Inglismaal väike teema, et ta oli nagu ametlikult mitme mehega abielus ja siis taheti teda nagu vastutusele võtta. Tuli oma rahahunnikuga siia ja ehitas siia mõisa. Aga kuna temas oli palju renessanssi, siis ta tegi oma mõisa ümber promenaad ja kui siit hakata mere poole minema, siit Voka staadionilt, siis seal kuskil metsas sa võid mingeid müürijuppe leida. Need olid tema promenaadile ehitatud paviljonid. Ja mitte lihtsalt paviljonid, vaid need olid siis täidetud muusikaga. See Elizabeth Chudley sikutas 4 Eesti talumeest põllu pealt minema, pistis neile muusikainstrumendid pihku ja käskis neil mängida. Et kui tema nagu jalutab oma siis toredas männimetsas siin pankranniku ääres ja läheneb paviljonile, siis talupojad oma kangete kätega krõnksus pahkunud töömehe kätega, siis hakkasid kääksutama viiuleid või mis iganes pildid need olid, et proual oleks nagu esteetiliselt kaunis siin jalutada. Tere tulemast Orus kooli staadionile. Orus on veel elu alles. Kool on küll kinni pandud, aga päevas oma 3 korda käivad siin rongid. 3 korda Narva suunas, 3 korda Tallinna suunas. Staadion on säilinud, kuigi kool on kinni, staadion on säilinud. Mängimise jälgi siin näha ei ole. Mis tähendab, et siin tuleb siis nüüd mõnda aega jalgpalli mängida, et jäljed maha jätta. See on Püssi jalgpalliväljak. See on üsna pisike väljak. Siia 11 mängijat 11 vastu on päris raske ära mahutada. Aga Püssi ongi tuntud selle poolest, et siin on 3 suurt maja ja enam-vähem terve linn elab nendes 3 majas. Püssi on tuntud ka selle poolest, et 90-ndatel läks see linn
pankrotti. Kuigi võiks arvata, et on üsna efektiivne, kui kõik inimesed elavad ühes majas, suutis linn ikkagi pankrotti minna ja siis Siseministeerium saatis ühe raamatupidaja siia linna juhtima. Ja kui teid nüüd on huvitanud, kui te olete rongiga mööda sõitnud Püssist ja näinud vana elektrijaama ja tahtnud sinna kondama minna, siis mina olen üritanud. See elektrijaam oli väga hästi turvatud, sealt aiast oli päris raske läbi ronida ja praeguseks olete te ka hiljaks jäänud, enam seda elektrijaama ei ole, see on maha lõhutud.